Oh my god, TV on jällegi seal, kus me olla ei tohi. Me oleme täna Ülemiste freestyle'il ja siin oli täna 26 kraadi, nii et põhimõtteliselt tere teine suvi. Aga minu kõrval on praegu tuntud Eesti tegelane, DJ, modell, aga muidugi vana BMX-i vana nime all Slovak, a.k.a. ja nii edasi. DJ Influenza on siin. No tere! Tere, tere! Sulle sa oled täna siia kutsutud sellepärast, et mängida muidugi muusikat, aga tegelikult ütleme ausalt, sinu süda ihkab tegelikult BMX-i. Ei, tegelikult ma tulin naiste pärast. No leidsid ka kedagi või? Kuradi, kõik olid võetud, ma tõusin kell 2 kohale, liiga hilja veits. Ma mõtlesin, et no, oleks varem jõudnud, oleks parem. Aga räägi nüüd tegelikult, kuidas on BMX-i sõitjatel ja teiste sõitjate suhtumine üksteisesse? Nagu ütleme niimoodi, et sa ei ole küll see BMX sõitja, aga kuna sa oled sellega tegelenud, siis sa natukene tead. Me lähme pärast küsima muidugi professionaalide käest ka. Ei, selles suhtes tegelikult vaata, see on individuaalne. Vaata, Pilbas ja kuradi Ratas ja Uss, kõik saavad omavahel enam-vähem läbi, aga tuksivennad on nagu nad on, eks. Ja no ma ei tea, Ratas ka omavahel, vaata, mõni vend on ikka Peter, Bowser, mis iganes, nagu mina. Ja siis ma ei teagi, selles suhtes, et Ratas, Uss, Pilbas saab enam-vähem kõik omavahel läbi, need, kes vähemalt sõita oskavad. Aga need, kes midagi ei oska või kes tõuksi sõidavad, no need on Aga unustame spordi ära, sest sport ei ole meie elus. Sinu elu eesmärk on jõuda kuskile muusikaga ja muusikat oled sa juba päris mitu aastat teinud ja nüüd 2,5 ainult 2,5 aastat. No see on ikkagi rohkem kui mõni ei ole sedagi teinud, aga ma kaldun arvamast, et sulle meeldib selline Tomorrowlandi Big Room, Elektro, Dirty Electro, juba on rohkem, kuigi inimesed teavad sind kui trummi ja bassi DJ'd, aga miks see niimoodi, kas sa nagu hakkad nüüd vahetama muusikastiili? Jaa, vahetasin ära juba täiesti. Juba on vahetatud? Täna on 7. september. Sul on uus DJ nimi ka või? Ja Hugo Martin. Asju. Vaadake, milline teenindus, vahepeal toodi mulle kohvi siia, aga rääkides edasi siis sellest muusikastiilist nüüd, Hugo Martin, kuhu sa jõuda tahad oma muusikaga ja mis muusikastiil siis nüüd, ütle, mis muusikastiil see nüüd on ja mida sa teed üldse? Muusikat produtseerid ka? Main room, progressive house ja kuhu jõuda sama kaugel kui teised, ma ei tea, Nicky Romero, Steve Aoki, Knife Party, mida iganes, lihtsalt tuleb. Nii et selles suhtes, et ikka Tomorrowlandile kindlasti mängima ja igale poole ultrale absoluutselt kogu aeg saab kindlasti kohe. Aga kui näiteks mingisugune Käina põhikool kutsub sind mängima, kas sa läheksid? 5000 € ettemaks, tingimusteta, minu tingimused leping, võib ikka. No need tingimused on väga suured. Igal juhul ma soovin sulle edu ja võtta ükskord see Ratas ette, sest et ma arvan, et kui sa mängiksid näiteks, kui sa teeksid sellise DJ seti, et samal ajal sa sõidad, vaata, ja siis sa miksid oma lugusid. Kuule, ma hakkan tõuksiga sõitma, ma ausalt, ma luban, viimane asi, mis ma teen enne surma, ma hakkan tõuksiga sõitma ja samal ajal mängima ka. Me näeme teda järgmisel Tomorrowlandil tõuksist tantsutüdrukutega selja taga ja tema siis suurel väikse rämbiga, kus samal ajal mängib ja vahetab lugusid. Me oleme jõudnud igal juhul Kakumäe juurde ja Kakumäel käib elu ikka veel edasi ja vaatame, igal juhul oleme jõudnud härraste juurde, kes on siin juba 30 aastat tegutsenud ja nemad puhastavad praegu siit püütud kalu. Rääkige mehed, mis tööd te praegu siin teete? Praegu võtsime võrkud välja merest ja võtame kala. Ja kalapüük on praegu väga korralik. Tuleb lõõst ja ahven ja hakkas liikuma juba lõhe ja siig ja... Lõhe on ka siin? Ja. Kust kohast lõhe tuleb? Perest, Kakumäelsi. Iga päev mingi lood ja villa võtmine ja
ja naistest juut. Ja praegu üks mure, vaata, me saime kala ja ei ole ostjad. Ei ole ostjaid? Ja ainuke, kes tuli siia ostma, paistab, et teie ostate täna meie kannu. Te veel kasvatate? Varsti saame kitsi ka. Siis on tõeline looma, et... Aga tegelikult ma tahtsin küsida seda, et kas on mõned sellised laulud on ka teil olemas, kui te vahepeal istute, siis tekivad mõned kalameeste laulud. Meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri, mu meri, kas ma lahkuda võin? Mere kaldal teivad luited, need on jälgi täis. Suurepärane. Ja iga sellise õhtu juurde käib ka väikene šnaps. Tahad? Kohe annan. Ei, see oli juba ammu. See käib teil kuskil peidus? Ise villite? Ei, lähme. Pidu ka panete? Jah. Kas ka eile oli pidu, jah? Ei, eile ei olnud pidu. Ja niimoodi siin Kakumäel elataksegi, on tehtud endale vähemalt Jaak on arvatavasti kapten. Jaak, kas te olete kapten? Grant Miller. Kapten Grant. No nii. Jaak tuleb igal juhul siin. Kas sinu ajal olid ka väga populaarsed sellised üritused nagu diskod ja kontserdid ja festivalid? Kuule, kui ma teile ausalt ütlen, Jaulumetis teater. Teater? Aga sellist näpupüsti pidu ei olnud? No jah, vahest juhtus. Ahah, olete te kõva naistemees ka olnud? Ei. Miks niimoodi siis? No, kui päris aus olla. Räägi. Ei julge. No tšau. Kood, ma teen siin intervjuud praegu. Siin ühe noor härraga. Helistan sulle tagasi hiljem. Tšau. No siin vahepeal härikõned tulevad sisse, ära pane tähele, aga jätkame edasi. Meil on siin Eestis on hetkel hästi populaarsed sellised üritused nagu 16+ noortepeod, see tähendab, et siis pidutsema saab minna alates 16 eluaastane nooruk ehk siis noor, ehk siis kooliõpilane. Kuidas teie ajal oli? Meie 16 oli sport. Sport oli õige. Jah. Aga kõige tähtsam. Ülejäänud oli kõik. Huina. Kuule, aitäh sulle, Jaak, tegelikult ka. Suurepärane, et aitäh, et sa meid siia külla kutsusid ja et me saime vaadata, mis siin toimub. Annab jagule elu. Jalgratas? Jah. Ja mis sa noortele ütled? Mida? Kuda Jaak ütleb? Tasakesi sõuad, kaugemale jõuad. Kiiresti sõuad. Ei, kuidas kurat oota? Ma mõtlen. Tihha jeedes tartsepuudes, pusta jeedes perlonpuudes. Hey, this is Atmospheres and you're watching Oh My God TV. Time to turn off your mind. This is the time.
me oleme ööklubis Arena 3 ja on hetkel käimas üritus nimega Hard Nation ja meie juures on noor DJ, kes on ennast üllatanud üle kogu maailma. Ta on kõigest 20 aastane ja tema artisti nimetus on Atmospheres ja siin ta ongi, ta on Hollandist pärit. Hello Atmospheres. Hello. Tell me what's your real name? Tim. Tim. Yeah. It's your it's a ordinary Netherlands name. Yeah. Really? Yeah. Tim is like a Timothy. Okay, Tim. But actually, I see that it's a standard right now in Netherlands that young DJs become famous because, like, let's say 10 years ago, it was like the DJs who is over like 35 or 40, they were really famous. But right now in Netherlands, a lot of DJs, 16 years, 17, 18, 19, but you are 20 and they are almost like in the same, like Tiesto or, you know. Yeah, it's the new generation taking over. It's because of all the advances in technology, and everyone's able to express themselves now in their own studio at home. So that's why you get all the talent is expressed through their own studio. But who discovered you? I would actually say JDX in America, but as hardstyle wise, it would be Wild Styles. And Wild Styles was the first who was like promoted you, or how everything started for you? Well, I started sending my music around, and then I joined the Scantrax label, and a few months later, Wild Styles contacted me because he. What year? It was in 2011, I think. He was really interested in my music, and he guided me a bit to this point. Let's say, you were like 14 or 13 and you already like hardstyle, or it came a little bit later? No, I actually started experimenting with computers and music at the age of 8. Age of 8? Yeah. My dad. Your dad was a DJ? No, my dad was a software engineer, and he showed me some drum computer programs, and then I started playing around with that, and after 4 or 5 years I started doing it more seriously, and 3 more years later I started to do it too seriously, and then I had to stop school because my mathematics is really good, like you're 15. Yeah. So how you feel right now, your DJing world? It's really crazy. It's the first year for me that's been so hectic. Especially now, I fly back the same day I arrive in Estonia. It's really something to get used to, but I really like it. But how about Estonia crowd? Yeah, it's incredible. It's a little bit different, yeah? Yeah, it's the energy is so big, and so they love everything. So that's really good about the crowd. Okay, thanks a lot. Estonia, I really love you, and I hope you come back to Estonia really soon. Me too. Thank you.